Tšau! Oled sa teadlik, et Lidlis müüakse vot selliseid vahvlilehti ja nendest saab teha suurepäraseid tordikesi või koogikesi. Ja nüüd me hakkamegi tegema kondentspiimakooki või siis torti, kuidas keegi nimetada soovib. Kui ma ükskord temust vot sellise silikonist aluse tellisin, siis ma olin pisut pettunud, kuna see äär on liiga madal. Aga nüüd, kui ma avastasin need vahvlilehed, siis ma sain aru, et see on suurepärane alus vahvlitordi või vahvlikoogi jaoks. Igal juhul me avame kondentspiimapurgi ja hakkame seda väga õhukeselt siia vahvli peale kondentspiima määrima, sest kondentspiim on ju super magus. Kraabin selle kondentspiima ühtlaselt laiali. Võtan kohe järgmise vahvlilehe ja ma teen vähemalt 3 kihti kõigepealt kondentspiima neid ja panen üks ühe otsa. Ja panen ka teise kihi siia peale. Ja nüüd teen veel 3. kihi. Nüüd panen siia 3. kihi. Ja siis lükkan selle hetkeks kõrvale ja viilutan mõned banaanid. Banaanid mahendavad kondentspiima magusust. Ja nüüd tõstame selle 3. lehekese ülesse, lootuses, et see on kuigi palju ka siit põhjast imbunud selle kondentspiimaga läbi. Ja paneme banaaniviilud vahele. Banaaniviilud on laotatud ja nüüd panen selle kondentspiimase vahvli siia tagasi. Ja nüüd paneme uuesti kondentspiima järgmisele vahvlikihile. See on siis 4. vahvlikiht. Tavaliselt ma saan ühest vahvlipakist umbes 3 tordikest või koogikest. Ja laotan siia peale ka 4. vahvlikihi. Moosi ei pea panema, aga kuna mul on maasikatoormoosi, siis ma käigu pealt mõtlesin, et panen siia, tilgutan siia natukene ka maasikatoormoosi vahele. Iga kihi vahele ei pea panema banaani ja ei pea panema ka moosi. Kui on moosi, mõnda head moosi te võite panna, aga ma olen teinud ka ilma moosita, maitseb väga hästi. Olen teinud ka nii, et on ainult üks kiht banaani ja ülejäänud kõik kondentspiim ning maitseb samuti väga hästi. Aga täna ma lihtsalt tilgutan siia natukene moosi, sest mul on see võimalus olemas. Ma panen nüüd järgmisele kihile uuesti kondentspiima ja 5. vahvlikiht. Ja nüüd teeme 6. vahvlikihi. Kuues vahvlikiht sai määritud ja nüüd ma lõikan banaaniviile juurde. Ja panen jälle banaanikihid siia vahele. Ja panen järgmise vahvlikihi. Ja tilgutan taas maasikatoormoosi. Ja paneme ka järgmisele kihile kondentspiima. Ja panen uue kihi vahvlit kondentspiimaga ning võtan kohe järgmise vahvli ja määrin ka selle kondentspiimaga kokku. Panen peale ka viimase kihi kondentspiimaga vahvlit ja nüüd kohe me hakkame seda tordikest viimistlema ja kaunistama. Vahvlit ja banaani jäi mul veel järele ka. Seda vahvlit ei lähe korraga väga palju, ma ütlen, et ehk üks purk kondentspiima teil läheb ära, aga vahvlit jätkub teil mitmeks tordikorraks. Ja me kaunistame selle vahvlitordi hakitud halvaaga. Pistaatsia halvaad on väga hea hakkida, sest see on selline pehme halvaa. Ja puistate selle halvaa lihtsalt siia vahvlitordile peale, et terve vahvli kondentspiima tort saaks halvaaga kaetud.
Mul jäi pisut halvaad järele ka ja minu meelest näeb selline kondentspiima vahvli, tordike või koogikene väga kena välja, mida sobib pakkuda ka ootamatule külalisele kohvi kõrvale. Sellisest kaunistusest piisab täiesti, midagi juurde siia lisama ei pea, kui te just ise ei taha. Panen siia peale ka mõned üksikud punased sõstrad. Ja nüüd ma viin selle vahvli kondentspiima tordikese terveks ööks külmkappi ja siis hommikul degusteerime. Terve öö on see kaunis koogikene olnud külmikus ja nüüd on aeg teada saada, kuidas see koogikene meile ka maitseb. Lõikan sellised pisikesed ruudud siit koogist. Ja nüüd proovime tükikese. Aga nüüd tšau!